alguse sai sellest, et kuna Vihasoo külas on olnud neid pillimehi aastakümnete jooksul, isegi ütleks praegu juba sadade jooksul palju ja siis tuli niisugune idee, et võiks siis niisugust kasutada neid pillimehi ära ja teha nagu seda vaba lava. Et kes tahavad, need mängivad. Ja nimi oli kohaliku algkooli ja lasteaia direktori Astor Marika poolt välja käidud, et niisugune huvitav nimi nagu Pillipralle. Esimestel pillipralledel olid muidugi need osavõtjad, see oli nagu natuke tagasihoidlikumad, ainult siin kohalikud pillimehed, aga mida aeg edasi, seda laiemaks seltskond läks. Esimestel pillipralledel olid kohalikud pillimehed siin Nurmsalu Raivo ja Gert Krüüspan juba noorest peast ja Kadri Voorand käis meil siin külas ja siis oli Lahemaa muusikud olid, kes meid ikka nagu asjale kaasa löönud. Ja siis ta läks nagu laiemaks juba ja siis oli lõpuks niimoodi, et 10. pillipralle oli juba nii kaugel, et me ei mahtunud enam rahvamajasse ära. Siis me otsustasime natuke tagasi tõmmata, et see pillipralle jääks ikkagi nagu oma kogukonna ja natukene väiksema seltskonna jaoks. No ja põhitegija muidugi, kes on algusest peale meil siin pillipralle olnud, on ansambel VVV ehk Vihasoo vinged vanapoisid. No kõigepealt peab ikkagi rääkima ansambel VVV-st, sellepärast, et kõigepealt me tegime ikkagi Vihasoo lasteaia trepikontserdi jaoks proovi, et teha mingi naljanumber. Me tegime seda salaja. Ja. Kui see esinemine, meil olid kõik habemed ja vuntsid, sest me pidime olema seelikuküttide nime all esinesime. Aga pillipralle on ju esimest korda 2009. Jah. Et kui me olime juba ise nii palju esinemas käinud, siis me tahtsime, et me teadsime, et Vihasoos on veel pillimehi. Ja me teadsime, et Loksal on muusikakool, kus käivad Vihasoo lapsed. Ja see pillipralle mõte oli selle, et meie järeltulijad saaksid ka aimu, kuidas laval esineda. Mis tunne on inimestel esineda, mitte ainult, et sa õpid muusikakooli loo ära ja teed oma seda kindlat Mozarti või Beethoveni, vaid sa teed mingit rahvalikku lugu ja naudid ise seda. Koos olemisrõõmu, koos olla ja teistele seda edasi anda, ise nautida ja teistele edasi anda. Tegelikult tahtsime me korraldada seda Vihasoo pillipralle. Ja pilliprallest on jäänud minule meelde see, ma ei mäleta mitmes pillipralle see oli, mis oli algul oli niimoodi, et Mingritiga tegime igale lauale eeringa võileibu. Vaaknatega olid laual eeringa võileivad ja siis tulid memmed ka veel appi, et ma ei tea, mitmes see oli, aga mul on see nii hästi meelde jäänud. Ja hiljem tuli juba siis, et igaüks võttis ise kaasa, aga algul oli siit nagu need eeringa võileib. Neid mängijaid, kes tahavad siia tulla ja loomulikult on ka meil Gert siin eesvedaja, kes ka kutsub siia igasuguseid toredaid esinejaid meile siia juurde, keda meie siin näeme ja kes saavad võib-olla siin ka oma seda esinemiskogemust juurde. Pillipralle on sellepärast pillipralle, et otsustasime, see on pillimeeste pidu, Vihasoo pillimeeste pidu, et tulla kokku 1 kord aastas ja mängida pilli, et kõik saavad, kes tahavad mängida. Ma arvan, et need eriti meeldejäävad hetked on ikkagi see ühismängimine, mis on meil olnud pärast lõpus. Et kogu see seltskond tuleb siis sinna lava peale kokku ja mängib selliseid traditsioonilisi lugusi, mida on siin mängitud aastakümneid või veel rohkem. Et siin me hoolitseme ka järeltuleva põlve eest, et tuleks noori pillimehi juurde. Otsustasime sellise peo teha, et mida teha. Ja siis tuligi, et teeks sellise pillimeeste jämmi. Vanad klassivenad tulime 1 aasta kokku, et klassi kokkutulekuks. Sellest on 4 aastat tagasi. Ja hakkasime käima ja nüüd käimegi. Mulle meeldib käia siin sellepärast, et siin on palju tuttavaid. Saab uusi tuttavaid, sõpru ja üldse tore üritus. Maja on natukene väike, aga saame hakkama. See on kõige tähtsam. See on huvitav lihtsalt, mis üks külakogukond
kuidas oma traditsioone ja asju ajab. Küla ei ole välja surnud.